et Nõukogude Liidu poolt oleks küll oodata olnud selliseid ähvardusi, aga mitte rohkem. Nii, edasi see väide, nagu oleks see vabadussõjalaste 35. aasta relvastatud võimukaarde plaan Pätsi režiimi välja mõeldes. Siiski ajaloolased täna üldiselt ei kahtle, et vabadussõjalased seda relvastatud võimuhaarde plaani alates 35. aasta suvest või sügisest pidasid. Ja teatavasti arreteeriti vabadussõjalaste juhid kohe peale seda, kui nad olid otsustanud selle välja astumise nüüd 8. või 9. detsembril ära jätta, aga need olid nagu tehnilised põhjused, miks nad otsustasid selle ära jätta. Nendel ei saabunud neid relvi, mida neil oleks vaja olnud, ja see oli natukene avantüristlik plaan ka. Teisalt oleks siis olnud ka kuidagi nagu suhteliselt imelik, kui need sellised ikkagi vaprad sõjamehed poleks pärast seda, kui nendel kõik sellised rahulikud võitlusvahendid on käest ära võetud ja neid ennast sellise propagandaga üle kallatud, millele nad vastata ei saa, et kui nad polekski üritanud põhiseadust jõudu maksma panna, kindlasti nad üritasid. Nii, nüüd võtame siis need väited, mille üle jätkuvalt vaieldatakse. Kõigepealt see, et vabadussõjalased said materiaalset toetust Natsi-Saksamaalt, seda nii rahana kui ka nende ajalehe võitluse trükkimiseks vajaliku trükikoja sisse seada. See on jälle väga oluline väide, et kuna selle jaatava vastuse korral võiks siis eeldada, et vabadussõjalased on kuidagimoodi natsidest sõltuvad, nendele tänu võlgu ja võimalust, et nad oleksid siis võimule saades tõepoolest läinud natside sõiduvõtte, juhul kui see paika peaks. Ja tegelikult seda süüdistust käsitleti samuti ka selle vabadussõjalaste kohtuprotsessi käigus, aga tõendust sellele ei olnud. Nii, aga Nõukogude ajalookirjandus väitis seda jälle täie kindlusega need 50 aastat järjest ja viimasel ajal seda jälle väitnud Ilmner ja temale viidates ka veel mõned teised ajaloolased. See süüdistus on pärit ikkagi jälle Eesti kommunistidelt ja sotsialistidelt. Kommunistid vaid Harotam kirjutas Leningradis 1933. aastal ilmunud raamatust, et vabadussõjalased on Saksa fašismi agentuuris. Ja seesama sotsialistide rahvasõna 15. novembril ilmunud artikkel esitas siis väga selliselt ka detaile ja nagu ma ütlesin, et see oli siis tegelikult Nõukogude Liidu saatkonnast pärit see informatsioon. Ja sovetid, ja selle artikliga oli juhtud nagu see asi, et nagu ikka propagandasõjas tehakse, et see oli nõukogulaste endi informatsioon, mida nad siis söötsid või sotsidele sisse, sotsid avaldasid selle ja nüüd avaldas Pravda artikli juba viitega siis sellele rahvasõna artiklile, eks ole. Ja seda Pravdat loomulikult tsiteerisid nagu sellised välislehed nagu edasi, eks ole. Et see on üks selline näide jälle, kuidas seda vabadussõjalaste vastast informatsiooni nagu lood. Et see informatsioon on iseenesest ei ole vettpida. Et kontrollimisel ei ole vettpida. Nüüd, ja sotsialistide leht oli 1933. aastal rääkis pidevalt vabadussõjalaste raha saamisest, aga nende väljaütlemised siis Nõukogude Liidu saatkonnast tõestavad seda, et nendel tegelikult tõendeid ei olnud. Ja väga paljud ajaloolased on ka tuginenud just põhiliselt Eesti sotsialistidele, ja see tähendab seda, et ka nende ajaloolaste väited siis paika ei pea, kui sotsialistidel endal nagu tõendid ei olnud. Nii. Nõukogude ajal on siis teemat uurinud ka Olav Kuuli ja tema ei ole küll tuginud sotsialistidele, vaid ka Eesti poliitilise politsei dokumentidele, aga jälle sealt üle kontrollides selgub, et ka nendes dokumentides esitatakse kuulujutte, et seal ei ole, ka seal kindlaid tõendeid ei ole. Nüüd viimasel ajal on teema tõstatanud uuesti siis Magnus Ilmner ja tema väidab, et 1933. aasta suvel arutleti siis Saksamaal Alfred Rosenbergi juhitud Saksa välispoliitika ametis selle üle, et kas finantseerida vabadussõjalasi 5 000 – 10 000 krooniga. See on suhteliselt suur summa, aga mitte nii hirmus.
ja seda summat tulevad taotlenud siis vabadussõjalased ise. Ja tugineb ta selle juures ühele trofee dokumendile, mis on ühest Venemaa arhiivist pärit ja nimetab seda siis Välispoliitika Ameti memorandum. Ja see on dateerimata, aga nüüd meie projekt uuris seda siis Bundesarhiivist, siis leidsime sealt tegelikult sama dokumendi ja seal oli ta siis dateeritud ja ka allkirjastatud ja see ei olnud siiski mitte Välispoliitika Ameti memorandum, vaid oli NSDAP ehk siis natsipartei Eesti Stützpunkt, mis on Eesti sihtpunkti juhataja Helmut Schilleri kiri hoopis ja selles ei olnud kirjas, et vabadussõjalased oleksid seda summat taotlenud. Ta seal lihtsalt arutles selle üle, et võib-olla näiteks, et kui Saksamaa finantseeriks vabadussõjalasi, et siis võib-olla see oleks Saksamaale hea. Nüüd ja selle sama Schilleri nagu siis järgmised kirjad nagu tõestavad seda, et tegelikult finantseerimist ei toimu. Saksamaal olid ka nagu teised huvid tollal, põhiliselt nagu suunatud sisepoliitikasse ja Schiller nagu kirjutab täitsa selgelt, et väga kahju, et ei ole teinud või et me ikkagi ei proovinud finantseerida, et võib-olla, et me oleksime võib-olla saanud päris häid tulemusi. Nii, ja teiseks dokumendiks, millele Ilmer tugineb, on siis vabadussõjalase Arnold Jaaka ülekuulamisprotokoll NKVD-s. Aga paraku selle tunnistuse väärtus ajalooallikana on ainult ikkagi selles, et näitab siis NKVD uurimismeetodeid, mitte rohkem selles nii-öelda ülekuulamisprotokollis siis Arnold Jaakas tunnistab, eks ole, ka seda, et vabad või Saksa natsid olidki peamiselt need, kes vabadussõjalased finantseerisid ja loomulikult tunnistab, et oli Saksa ise Saksa spioon ja nii edasi. Et 1942. aastal on see ülekuulamine toimunud. Ja mina kirjutasin sellest põhjalikult oma tunaartiklis ka 2009. aastal, aga Ilmer oma raamatu uusversioonis siiski neid väiteid maha võtnud ei ole, ehk jälle viitan nendele samadele dokumentidele, mis varem, mis ma näitasin, et nendega seda finantseerimist ei tõesta. Ja püüab ikkagi kinnitada, et vabadussõjalased said või vähemalt taotlesid Saksamaalt raha. Ja mina siis kinnitan siin uuesti, et ükski teadaolev allikas seda ei tõesta. Küll aga ei taha ma siiski kindlalt öelda, et see oleks päris võimatu. Sest ütleme, et mõnda päris kindlat dokumenti, mis tõestas, et seda ei ole mitte kunagi toimunud, et seda pole ka leitud. Ehkki selle leidmine on, eks ole, arusaadavalt hoopis raske. Nii, nüüd järgmine väide, et selles osas tõenäoliselt siis vaidluse arutlus veel käib. Järgmine väide, et vabadussõjalaste ideoloogia oli lähedane siis fašismi, hitlerismi või natsismiga. Ja see seostamine pärineb ikkagi jälle Eesti kommunistidelt, Eesti sotsialistidelt. Ja siinkohal peaksin jälle uuesti seda üle kordama siis, et 1930. aastate algul näis väga paljudele, et senine kapitalism on ummikus ja vajab siis selliseid uusi ja värskeid edasiarendusi. Näiteks Hugo Raudsepp kirjutas selles Vapside lehes võitlus 24. veebruaril, et võib-olla on uus ajajärg tulnud, mis tähendab võib-olla mingit tervendatud, kalastatud uus demokraatia, mis on vabastatud demagoogia umbrohust ja kuhu kommunism ja fašism on ainult ävardunud sissejuhatuseks. Et see uus demokraatia on alles tulemas. Aga Saksa natsism oli küll paljudele juba algusest peale vastuvõtmatu 30. aastatel, aga väga paljudele ja suuremale osale selle Saksa natsismi olemus siiski ei olnud kaugeltki selline. Igatahes sellel Saksa natsismil õnnestus siis vastanduda sellise stagnatsiooni ja silmakirjalikkust põdevale kapitalismile või arvati, et ta seda põdeb ja vastandus just sellise kaasahaalavusega või oma välja mängitud sellise puhtuse, dünamismi ja noorusrikkusega, ja tundus siis väga paljudele ka selline tuleviku ideoloogia.
sellele kapitalistlikule kabaleerile. Leafy and green, the Rhine gives its God to the sea, but somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper, arise, arise. Tomorrow belongs to me. Oh, come and show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, Mother and Father, and show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. You still think you're kind of control? jah, et sellised uued meeleolud ei tekkinud mitte ainult siis Saksamaal, vaid ka paljudes teistes riikides tekkisid sellised senist parlamentarismi mudelit vaidlustavad liikumised ka Prantsusmaal, Inglismaal ja mujal. Ja selles mõttes võis, selle taustal ei tasu imestada ka, et osa vabadussõjalasi siis natsionaalsotsialismist vaimustus. See oli justkui siiski nagu toimiv alternatiiv, aga teisalt jälle, ega sellel vaimustus ei saanud ka väga suureks minna, sellepärast, et kahe asja pärast, et Eestis oli põhimõtteliselt üldiselt ju domineeriv Saksa vastasus, see oli ütleme mingisugune analoogiline nagu praeguse Vene kartusega, tollal ikkagi selgelt Saksamaad kardeti rahvas ja rohkem kui Venemaad. Ja teine asi siis ka teada olid need Hitleri Mein Kampfi seisukohad, kus siis kõneldi nendest uutest idaterritooriumidest. Et see tähendab, et mingit sellist üldist natsivaimustust Eestis ikkagi ei olnud ja ka vabadussõjalaste seas mitte. Küll aga vabadussõjalaste ideoloogia tuum oli selline rahvustervikluse kontseptsioon ja see sarnanes küll siis Saksa natsionaalsotsialistliku ideoloogiaga. Aga ise ennast määratades nad väitsid, et, tsiteerin, igasuguste paralleelide tõmbamine Eesti vabadussõjalaste ja välismaiste avanturistlike vägivallaorganisatsioonide vahel on ebaõige. Ja see rahvusterviklus ei olnud vabadussõjalaste käsitluses selline parlamenti välistav, nii nagu natsidel ta oli, või ka Itaalia fašistidel oli ta ka parlamenti välistav.